Tere, mina olen Nere Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad ning kõmulisemad uudisteemad. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu kutsus oma teisipäevasel korralisel istungil tagasi nõukogu esimehe Rein Veidemanni ja valis tema asemele Sulev Valneri. Veidemannile sai saatuslikuks tema arvamusavaldus isadepäeva salvestuse kohta ETV-s. Seisukohad tehtud otsuse osas polnud aga kaugeltki mitte ühehäälsed. ERR-i nõukogu liikme Priit Sibula hinnangul oli tegemist nii-öelda kambakaga. Juhtunust arvamusvabadusest ning meedia politiseeritusest räägime minu esimese saatekülalisega, kelleks ongi Priit Sibul. Tervist! Tere! No, ma esitan teile 10 kas-küsimust ja vaatame, mis välja tuleb. Kas Veidemann ületas oma arvamusavaldusega hea maitse piiri? Mina arvan, et ei ole sellist asja. Küsimus on, kas me räägime isikust või ametipositsioonilt, et see, et ma arvan, kui Eestis hakatakse kuskile nagu jooni tõmbama, et mingis ametis tohib midagi arvata ja mingis teises ametis ei tohi, et siis see kindlasti on probleem. Ja nii, et mina arvan kindlasti, et igal inimesel on õigus arvata seda, mida ta õigeks arvab ja selles mõttes ma arvan, et Rein Veidemann ühtegi piiri küll ületanud ei ole. Aga kas selle arvamuse toon oli õige või sobiv, et ma saan aru, et kuskilt hakati kinni just nimelt sellepärast, et ta olevat väljendanud ennast siis võib-olla mitte piisavalt poliitkorrektselt. Aga ma arvan, see ongi halb, kui inimesed peavad hakkama mõtlema ja sõnu valima. Ma arvan, et see on väga-väga halb, kui ma pean mõtlema, et mis minu sõnadele võib järgneda. No loomulikult, kui keegi lihtsalt tahab provokatiivne olla, aga siis me teame, et ta tahabki olla. Aga ma arvan see, et kui inimesed peavad suvaliste sõnavõttude või teemade puhul, et siis kaob igasugune emotsioon ära, kes siis üldse meie arvamusi kuulda tahab. Kas ETV-s näidatud saatelõik, mis selgelt polariseeris ühiskonna arvamusi, vääris nõukogu poolset sekkumist ning arvamuse avaldamist? No see on nagu veel olulisem küsimus selles kontekstis, et nõukogu pole sekkunud sellesse. Nõukogu üldse ei tegele saadetega ja see, kui mõni nõukogu liige tagant järgi peab vajalikuks arvamust avaldada, siis selles ma mitte mingit probleemi ei näe. Ja seda ma olen kõikidel nõukogu koosolekutel talt küsiti, mitte ta ei pidanud ise seda... Just, esiteks ta isegi ise ei avaldanud arvamust, vaid temalt küsiti ja ma ei näe seal mingit probleemi ja tagant järgi mingi saate kommenteerimine, kui keegi peab seda nagu sisusse sekkumiseks, siis minu meelest tasub nagu sügavalt järele mõelda, millega tegu on. Ja ma ütlen, et ma olen mitmel korral öelnud, et selliseid asju on nõukogu kontekstis on paar korda. Ja ma arvan, et see on selles mõttes oluline teema, mis tasuks läbi käia, sest mulle tundub, et Rahvusringhäälingu osad inimesed on väga tundlikud. Ma lihtsalt toon paar näidet. See oli periood 2011-2015, kui ma olin nõukogu liige ja me tegime ühe nõukogu liikmega, kuna ma pole temaga rääkinud, ma ta nime ei nimeta, tegime ettepaneku, et siis oli lineaartelevisiooni vaatajaid veel märksa rohkem kui täna on, eks ju, et kultuuriuudised, mis on õhtul 7 uudiste ajal, et need võiks olla tegelikult ka seal 9:30 all, kui spordiuudised on, eks ju, pärast AK-d, et sellest 6:30 AK-st viia sinna 9:30, et siis on vaatajaid rohkem, et inimesed saavad ka kultuurist. Siis teatas üks juhatuse liige meil, et see on enne olematu, kuidas nõukogu liikmed tahavad sisusse sekkuda. Me tegime ettepaneku kellaajaliselt tõsta ja meid süüdistati sisusse sekkumises, eks ju. Minust ei ole adekvaatne. On see kriitika talumatus, on see selline puutumatuse tunne? Ma ärskagi öelda, mis asi see on, eks ju, et aga see näitabki seda, et mida me kas nõukogu liikmete arutada saame või ei saa, et minu meelest see on nagu pentsik, eks ju. Ja selles ma ei saa ka Rein Veidemann midagi öelda, tõsi on see, et kui mina aasta alguses selle track show kohta arvamust avaldasin ja üsna kurjalt, eks ju, avaliku kirjana Erik Roosele, kelle number mul on olemas, Erik küsis ka, et miks sa helista, ei toimeta, miks avaliku kirju saadad. Aga ma arvan, et see oli ka asi, mis minu meelest nagu ei sobinud 31. detsembri ühe vaadata omal ajal, kus inimesed istuvad peredega teleri ees või see on vähemalt väga paljude jaoks suur osa. Või samuti polariseeris ühiskonda. Absoluutselt polariseeris ja see on kontekst, kus ma ütlen, et minust ERR peab püüdma inimesi tuua keskpõrandale, mitte aeg-ajalt püüdma vaadata, nagu mis saab. Kuigi ma ju saan aru, et see on nagu et ERR ka on ju vaja vaatajaid ja nii edasi, aga ma mõtlen, et see ongi nagu küsimus, et kuhu, kuidas ja millele tähelepanu pöörata ja mida mingi hetk nagu eetris näidata ja Rein Veidemann oli minu peale väga pahane, et ma niimoodi ERR-i sarjasin, aga nüüd tuli talle tiiruga tagasi, tema käest küsiti, mina avaldasin ise arvamust ja ma arvan, et oleks üsna täiemõistuslik loota, et ka tulevikus ERR-i nõukogu liikmed ka ise avaldavad arvamust. Probleem
on ju siis, kui ma saan teada, et mõni saade tuleb, mis mulle ei meeldi ja siis ma hakkan helistama kas juhatusele või veel hullem mõnele saate toimetajale või produtsendile otse, et kuule, et siuke asi, äkki see ei ole hea mõte. See oleks selge probleem ja sekkumine ja seda seadus keelab ja minu teada seda keegi teinud ei ole. Ja üldse, ütleme, kui me räägime sekkumisest, siis minu nii-öelda sellel perioodil, kui mina olen olnud Rahvusringhäälingu nõukoguga seotud, on olnud üks intsident, ja see oli juhatuse kontekstis, mida ma olen ka õige mitmel korral rääkinud. See oli see kinoteatri, see siis oli ülemöödunud aastast, kus kinoteater tegi terve hulga erinevaid saateid, mida siis näidati, eks ju. Ja siis viimane saade, kus siis sarjati või mõnitati, ma isegi täpselt ei tea, sest ma pole seda näinud, eks ju, Rahvusringhäälingu juhatuse liikmeid ja Rahvusringhäälingut ennast, siis see otsustati, et see ei sobi eetrisse. Aga kui seal, ma ei tea, näiteks minu koduerakonda ironiseeriti teatavate poliitika pärast, Eesti metsapoliitikat ironiseeriti, et see kõik nagu sobis. Minu meelest seal ka nendes eelmistes saadetes oli piisavalt asju, mida ei oleks panda, aga siis ma ei reageerinud. Ja see on minu teada ainuke, ma ei tea, võib-olla juhatuses on, võib-olla see on nagu igapäevane, võib-olla iga nädalane, ma ei oska öelda, eks. See on see konkreetne kontekst, mis ma tean, mis meieni jõudis ja kus nii-öelda justkui siis mingi asi ei ole eetrisse läinud ja seal ma ütlen, et aga see on ka juhatuse roll, juhatuse ülesanne, eks, ja juhatusel ei ole keelatud nii-öelda sellega tegeleda. Nõukogu liikmetel on ja nõukogu liikmed seda teinud ei ole minu teada. Kas kanal, mis tegutseb maksumaksja raha eest, vajab kontrolli programmi sisu osas või on neil õigus tegutseda, nagu me just rääkisime, sekkumiseta? Et kas erakanalil ja Rahvusringhäälingul on ikkagi ju selge vahe sees? No on, aga Rahvusringhäälingu seadusega paika pandud ülesanded, eks, et need on nagu defineeritud, et mis see peamine eesmärk on. Ja nüüd küsimus ongi peamiselt selle tõlgendamises, aga kindlasti ma nii-öelda tsensuuri õigeks ei pea, sest praegult ka me räägime ju pigem vastupidi sõnavabadusest ja ma arvan kindlasti, minul ei ole etteiteid saatejuhtidele ja nii edasi, et keegi on need otsused teinud ja kui mulle miski ei meeldi, siis mina oma eriarvamust nii nagu oligi, et ma ei läinud ka ütleme või tähendab aasta alguses ma ei pöördunud Karmen Gillandi poole, kes seda saadet tegi või nii-öelda pidas seda vajalikuks näidata, vaid mina pöördusin Erik Roose poole, et see ongi nõukogu liikme võimalus ja ma arvan, et jumal ja taevas hoidku meid selle eest, kui ajakirjanduses peaks hakkama tsensuur toimuma. Ükskõik on see poliitiline või mingi muu ideoloogiline, ma arvan, et me keegi ei taha seda. Et kui ühiskonnas midagi toimub, siis pead liiva alla peita, eriti ajakirjandusel oleks ei tohi, muidugi ajakirjandus peab seda kajastama. Kas peaministri seisukohavõtt, et tuleks kaaluda Veidemanni sobivust nõukogu esimehe kohale, oli liigne poliitiline sekkumine? Mulle tundub, et seal peaministri erakonnal on praegult väga keerulised ajad ja nemad otsivad minu meelest nagu igavat õlekõrt ja nad nägid selles sükse ideoloogilise vastandumise võimalust, sest kui me vaatame, milline kaskaad lahti läks seal 12-13 november, et kõigepealt Randpere teatas, ja siis räägiti üldse sellest, et Veidemann ei sobi üldse ERR ja mitte ei räägitud, et ta siis nii-öelda Michal järgmisel päeval ütles, et ta peaks, ja Michal ka nii-öelda vähemalt pealkirjades oli see, et ta peaks kaaluma oma sobivust sellesse organisatsiooni. Mitte nii-öelda nõukogu esimel, osades, aga ma ütlen ka, kuna ma ei ole täpselt üle vaadanud, et kumba ta silmas pidas, kas tal oli probleem Rein Veidemanni üldse Rahvusringhäälingu nõukogus olemisega või nõukogu esimehe positsioonilisest, hiljem on räägitud järjest rohkem sellest, aga kui me vaatame, kuidas see kaskaad lahti läks, eks ja mõtlengi, Randpere, siis ma ei tea, Mihkel Lees, neid poliitikuid Reformierakonna ja Eesti 200-st, see mulle tundub, et see on nagu vile peale, ütleme, koerad või tavaliselt, kes siin reageerivad, eks, et läks lahti. Ma ei oska öelda, mulle ei tund käsku, eks, et selles mõttes ma ei oska öelda, et kas anti käsk või nad nii-öelda intuitiivselt reageerivad, aga see kaskaad poliitikutest oli päris suur ja tõesti järgmine päev päädis see peaministri seisukohavõtuga, välisministri seisukohavõtuga, kultuuriministri seisukohavõtu, Eesti 200 esimeseks ja haridusminister, kõik pidasid vajalikuks sellel teemal sõna võtta ja see minu meelest on täiesti absurdne. Ja kui me vaatame seda, mis Leedus praegu toimub, ütleme, et kus ka osade erakondade või poliitikute arusaam on see, et Rahvusringhäälingus võiks mingeid asju hoidseda, siis ma julgeks küll siin paralleeli tuua. Et kui me võtame, et 13. november Michal teatab, et Rein Veidemann võiks mõelda, kas ta sobib Rahvusringhäälingusse või Rahvusringhäälingu nõukogu esimeheks, siis 8. detsember võetakse Rein Veidemann sealt kohalt maha.
et noh, need ei ole juhused, eks ju, et vähem kui kuu aega läks selleks, et Rahvusringhäälingu nõukogu esimees võtta maha, et kas see oli poliitiline, kas see oli kättemaks, mul raske öelda, aga kui ma vaatan neid 2 kuupäeva, siis ei läinud 6 aega selleks. Siit edasi sobib kiiresti küsida, kas Eestis on õige ja vale arvamus? Ma loodan, et ei ole selliseid asju. On eriarvamused ja ma arvan, et see rikastab ühiskonda. Et ei ole nii, et nii nagu mina arvan või minu mõttekaasad, et see on õige ja sõnavabadus on see, ma arvan, mida me peame kaitsma. Me ju ikkagi näeme seda, et kui sa ei arva nii, nagu ütleme siis valitsus või on ette nähtud, et sa peaksid arvama, siis sellest ikkagi tihti meil siin sellised tühistamiskatsed toimuvad. No toimuvad ja ma arvan, et see on nagu väga halb ja ma ütlesin ka Rahvusringhäälingu nõukogus, et ma arvan kõige hullem, see, et täna ka mind siia kutsusite, ma arvan, tegelikult see kõik on nagu halb ja see kõige halvem on see Rahvusringhäälingu enda jaoks. Seda ma ütlesin ka Rahvusringhäälingu nõukogu koosolekul, et minu meelest me teeme sellele organisatsioonile tohutu kahju nende otsustega, et kui keegi räägib seal nõukogu liikmetest Paavo või nüüd ma vaatasin ka uus nõukogu esimees teatab, et nüüd on vaja töörahu hakata taastama. No mismoodi need inimesed seda teevad, kes kõigepealt nagu õõnestavad selle asemel, et arutada või nii-öelda rääkida, olid otsused tehtud, kui me räägime, eks ju, selle teisipäeva koosolekust, et mismoodi seda töörahu siis planeeritakse taastada, kui me sisuliselt nende asjade üle ju tegelikult ei ole võimelised niimoodi laua taga arutama, et ka mis selle organisatsiooni seisukohalt on kõige õigem, et tõesti on seisukohad ja see on kontekst, kus ma ütlen küll, et me võime, ma ei tea, näiteks Valdo Randperega arutada, ma ei tea, 1,5 tundi või 1,5 päeva, aga meie seisukohad sellepärast sarnasemaks ei muutu. Küsimus on see, et kas on ühine eesmärk, milles on meil vaja kokku leppida, kuidas see, et kui me oleme ühe organisatsiooni esindajad, et kuidas see organisatsioon saab edasi minna. See on see, mida arutada, mitte nii-öelda küsimus selles, et kas keegi ütles midagi hästi või halvasti, et kui meie arvamused on erinevad, siis nii-öelda selles mõttes see rikastab ühiskonda, aga me selles ei suuda kokku leppida, et kas see oli hea või halb, kas toon oli õige, kas sõnastus oli õige, et me võimegi kaklema jääda ja see ei aita nii-öelda lahendustele lähemale. Kas hääletusprotsess ja selle tulemus oli tagatubades kokku lepitud ja kelle huve see teenib, et kas Sulev Valner osteti esimehe kohaga ära? No ma julgeks niimoodi arvata, sest et kui ma võtan minu kolleeg Vadim Belobrovtsev, ma lugesin eilsest Postimehest, eks ju, suuresti arvas tulemust ette. Ma kohtusin eile Reformierakonna peasekretäriga, kes tundus, et teadis tulemust ette. Siis mulle tundub, et ainuke, kes tulemust ei teadnud, nende kommentaaride järgi tundub, et oli Sulev Valner, aga see ei tundu enam usutav. Et temale see tulemus üllatav oli ja kui ma vaatan, et ma suhtusin... Aga kas teie arvamust ei üritatud mõjutada? Ei, Sulev ei küsinud minult kunagi toetust, jah, nii-öelda, et võtame nii-öelda nagu Reinu maha ja et ta nagu hakkab ja saab midagi paremaks, et sellist juttu ei olnud. Aga keegi ei üritanud veenda, et miks on vaja või Veidemann oleks kindlasti maha võtta ja vaadake, et õigesti ei hääletaks? Ei olnud, sihukest asja minuga ei olnud, jah. Kas juhtunu on fookusesse tõstnud sõna- ja arvamusvabaduse meie ühiskonnas? Ma arvan, et on ja see on see, mis mul enne jäi korra pooleli eelmisel küsimus vastates, et see, ma arvan, on kõige õudsam asi, sest me oleme näinud, eks ju, erinevates ühiskondades, kus ka sõnavabadust on piiratud ja nii edasi, küll nii-öelda peetakse seda vihakõnena silmal ja seal tekibki alati küsimus, et kui me tõmbame ühiskonnas kuhugi piiri, siis see ongi minu meelest kõige ohtlikum, sest me teame, et siis see piir hakkab alati nihkuma, et me hakkamegi tõlgendama, kas toon oli õige, sõnad, lauseehitus, nii-öelda, et kes millele meeldis, mis ei meeldinud, et igal juhul me sõnavabadust hakkame piirama ja ma ütlesin ka, et minu meelest ainuke asi, mida teisipäevasel Rahvusringhäälingu nõukogu koosolekul tehti, oli see, et me panime maha ühe jõulise nurgakivi Eesti ühiskonnas, kus arvamuse eest inimene võetakse ametikohalt maha. See on minu teada esimene selline avalik positsioon Rahvusringhäälingu nõukogu esimees, sellepärast, et ta ütles midagi, mis osale ühiskonnast ei meeldinud, ta kaotas koha sellepärast. Ja see on ühiskonna jaoks minust kohutavalt ohtlik. Et tundub ju näed, üks inimene saab üle toimetab, aga see ei ole nii, et minu meelest see nurgakivi on pandud ja nüüd on see, kuhu me jõuame intervjuu alguse juurde tagasi, et kus ma peangi hakkama mõtlema, kas ma pean hakkama kohitsema, kas pean läbi mõtlema, kuidas, mida ma arvan edasi, et see ilmselgelt on arvamuse avaldamise ja seisukohtade kontekstis, ma arvan, et inimesed hakkavad ennast kohitsema. Ja kui peaminister üleeile Riigikogu puldis teatab, et Eesti on meedia ja ajakirjandusvabadusel teisel
seal kohal ja me rühime nii-öelda püüame esimeseks saada, siis ma arvan, et see teisipäevne käik andis sellele väga suure hoobi ja pigem ootab meid vähikäik seal ees. Lahti ühendatuna sellest Veidemanni juhtumist, siis siiski sõnavabadusega peaks ju kaasnema ka mingisugune vastutus. Et ma ei räägi siin absoluutselt sellest samast Veidemanni juhtumist, ma räägin põhimõtteliselt. Te ütlete, et sõnu ei tohi üldse kohitseda, aga valimatult ühiskonnas, keda ei kritiseerida või... See on ju ka täna ühiskonnas, et kui ma sind solvama tulen, siis ma ju tean, et sellele ju järgnevad, et ma vastutan oma sõnade eest. Aga siis tuleb see piir ikkagi kuhugi tõmmata. Mis koht see on, kuhu me selle piiri tõmbame? Kas ei ole nagu niiviisi, et erinevad seltskonnad suhtlevad erinevates kohtades, ma saan valida ja see ongi ju minu tunnetus ja taju küsimus ka, et kas seaduses, kas te arvate, et meil on võimalik kokku leppida, et me seaduses tõmbame kuhugi piiri ja siis see on õige, sõltumata ma kardan, et inimeste valu läbi selles osas on ka täiesti absoluutselt ja me ju teamegi oma tutvusringkonnast, me ühes kohas suhtleme ühtemoodi, teises kohas teistmoodi, aga ma arvan, me kõik oleme nagu piisavalt targad inimesed ja need, kes ei ole, ka täna on võimalik au teotamise eest kohtusse kaevata ja loomulikult ma vastutan oma sõnade eest, et kui ma olen provokaator, siis tõenäoliselt mu eesmärgid on ühesugused, kui ma nii-öelda pean diskussiooni, kus ma olen üle piiri, siis ma vabandan, kui sellest vabandust ei piisa, et minu meelest see on nii-öelda me oleme täiskasvanud inimesed ja täiskasvanud ühiskond ja minu meelest see seaduse kontekstis sõnavabaduse piiramine või rääkida vihakõnest, et see selgelt on ülereageerimine. Me küll oleme terve intervjuu vältel sellest põhimõtteliselt rääkinud, aga küsin siiski. Kas Veidemanni maha hääletamine nõukogu esimehe kohalt tema arvamuse eest loob mingi pretsedendi meie riigis ja on samm vaikimise ühiskonna suunas? No ma ju väga loodan, et ei ole, eks ju, aga iga selline tegu, mis on tehtud, paneb tõenäoliselt mingeid inimesi mõtlema ja kaaluma, ja mõtlemegi, et avalikus positsioonides inimesed nagu nii, eks ju, nagu me kirjeldasime, et sõltub ju ametikohast, et kus oled ja mida mõtelda, mida arvata, mida välja öelda, mida välja ütlemata jätta. Et sellist alateadlikku hirmu ja kohitsemist põhjustab see naguni? Kas hirmu või ettevaatlikkust on ju, aga ühiskonnale mõlemad halvad. Kas Eesti meedia on liigselt politiseeritud? Ei, mulle ei tundu. Mulle ei tundu, et ta on kuidagi politiseeritud. Minu ajakirjanikud teevad oma tööd hästi ja on ju nii-öelda, mul on ka põhjust olla väga paljudes kriitiline, aga ma saangi aru, et ajakirjanikud ka, nad ei pea ju nii-öelda minu arvamust edastama ja omama, et neil on nagu omad seisukohad ja minu arust on see täiesti nagu mõistlik, et ühiskonnas on ja neid erinevaid arvamusi kajastatakse, nii et ma pigem arvan nii-öelda, et see millest Michal rääkis, et me seal nii-öelda kõrgel kohal olema näitab, et nii-öelda ka maailmas, kui me ise ennast võrdleme, siis meie ajakirjanduse ja meediaga pigem on asjad hästi ja see on see, mida ma olen ka mitmel puhul rõhutanud, et oluline on, et meil oleks erinevad meediamajad. Et kui meil on ka küsimus see, et mida ma tean ka teisipäeval, et mis me jaurame siin oma teemadega, meil on olulist küsimust, kas olümpiat näitame, ERR-i eelarve on nii edasi, siis seal on hästi oluline, et me vaataksime, meie turg on väike, minu arvates on väga oluline, nagu ma ütlesin, et meil oleks erinevad meediamajad, need toimiks, et see on see, mis on Eesti ühiskonna jaoks oluline ja vajalik, et see mitmekesisus oleks. Kas olukord oleks olnud teine, kui sel saatepäeval oleks näidatud traditsioonilist perekonda ning kriitika oleks olnud vastupidine? Ei, ma arvan, ei ole, see ei oleks ju olnud üllatav, eks ju. Ja ma pean tunnistama, et muidu oleme Anu nii-öelda hommik Anuga saate vaatajad, aga seda saadet me ei näinud ja mul on selles mõttes hea meel, et see oleks ka kodus lastele tähendanud päris mitmete teemade nii-öelda arutamist ja kirjeldamist ja ma ei ole kindel, et kui see oleks tulnud nii-öelda ootamatult, et sa lähed isadepäeva hommikul seda saadet vaatama, et ma nendeks aruteludeks nagu olen valmis, et see peab olema ka nii-öelda läbimõeldud, et kuidas neid teemasid käsitleda, eks ju, et aga ma arvan, et isadepäeval pere teema üle arutada või mõni isa on ju tuua, sest ja mõtle, mul ei ole nii-öelda vahet ja ma ei ütle, et keegi tegi hästi või õigesti, valesti või nii edasi, et on ilmselge, et kui mina oleksin nii-öelda olnud ERR-i saatejuht, siis pühapäeva hommikul, isadepäeva hommikul oleks seal olnud hoopis teine pere, see on täiesti kindel, jah. Priit Sibul, ma tänan teid nende vastuste eest. Aitäh.
Samal teemal siit stuudiost ka jätkame. Mul on külas Õhtulehe ajakirjanik Risto Perenson, kes Rein Veidemanni pärast ERR-i nõukogu esimehe kohalt maha hääletamist usutles. Millised olid Veidemanni seisukohad ning kuidas tema nägemuses asjad jooksid, seda kohe arutamegi. Tervist! Tervist! No sa püstitasid oma intervjuus teesi, kus küsisid, kas on õige, kui intervjueeritav nõuab ajakirjanikult küsimusi kirjalikult, et hiljem oleks kõik mustvalgel tõestatav, et midagi on otse kui kontekstist välja rebitud või meelevaldselt kasutatud. Et kas Veidemanni juhtum on selle tõestuseks praegu? Et ma saan aru, et see saatuslik Postimehe intervjuu, nagu oli ka sinu loos välja toodud, oli tehtud ajal, kui ta jalutas õues oma koera ja oli mõtetega kuskil hoopis mujal. Jah, aga need mõtted on väga siirad ja ausad, et need mõtted tegelikult nagu näitavad, mida inimesed tegelikult arvavad ja me keegi tegelikult ei heida Rein Veidemanni inimesena neid mõtteid nagu ette, et seal võib nagu mõelda, et võib-olla ERR-i, mitte võib-olla, või pigem ERR-i nõukogu esimees peaks aru saama, et ERR-i asju kommenteerides ei ole temal mitte kunagi isiklikud mõtted, või alati on ERR-i mõtted. Ehkki tema poole väidetavalt siis pöörduti just kui isa ja vanaisa poole öeldi, et mida sa isa ja vanaisa samamoodi võiks, et tervist Alar Karis, et me ei küsi teilt kui Eesti president, me küsime teilt kui haritlaselt ja seda, et öelge, mis te arvate, kas Eesti haridussüsteem on tuks ja selline. Ma saan aru, et Karise viimase postituse valguses ta oleks valmis nii ka vastama. Aga tegelikult on sisu on selles, et sellised kui eheda ja sisulise kommentaari pärast inimest pärast hakatakse hukkama, siis ajakirjanduse vaates on see kõige hirmsam asi üldse. Sellised ausad arvamusavaldused on tegelikult ühiskonna lakmuspaber. Et kui me alati hakkame saama nii-öelda poliitkorrektseid tekste, siis lõpuks Eesti inimene, keda Eesti ajakirjandus teenindab, kaasa arvatud ei saagi tegelikult aru, mis tegelikult toimub. Aga lähme ikkagi tagasi selle küsimuse juurde, et mida see ajakirjanduse jaoks tähendab, et kas see tähendabki seda, et tegelikult intervjueeritaval olekski mõistlik küsida neid küsimusi paberil, me teame, et me kõik vihkame seda, sellepärast, et see on ajakulu, see on närvide kulu, sul on vaja kiiresti mingit artiklit kirjutada ja kui nad ütlevad, et saada mulle küsimused paberil ette, et ma sinuga telefoni teel ei hakka rääkima, et kas see tähendab, et me liigume selles suunas? Me isegi liigu sinna, me oleme ammu seal kohal, et selles mõttes on kõige lugupeetumad juhid on ikkagi need, kes ma vabandan väljenduse pärast nii munadeta ei käitu. Et sul peavad olema ikkagi teatud isikuomadused, et oma seisukohti ilma mingisugust kättemaksu kartmata väljendada. Rein Veidemann tegelikult ei öelnud seal midagi sellist, mille pärast teda peaks hukkama, tühistama, kõike seda. ERR-i nõukogu esimehe kohta muidugi oli see mõnevõrra nagu sobimatu, aga ühiskonna mõistes täiesti on sobimatu rääkida, kas nüüd Rein ütles midagi kohatut või mitte absoluutselt. Kõik, kes väidavad, et see oli midagi kohatut, palun minge siiski peeglet ja mõelge, mida te nüüd räägite. Kas ta tühistati meie ühiskonnas? See tühistamiskultuur on viimase aja väga tugev märksõna ja see minu jaoks isiklikult on ausalt öeldes hirmutav. Ei, ma ei usu sellepärast, et kui olla hästi poliittehnoloogiline, siis ma arvan, et kindel enamus Eesti ühiskonnast on selles küsimus pigem nagu Rein Veidemanniga ühel nõul ja siis teised, ma ei tea, kuidas me siis neid nimetame, vähemused või siis äärmused on nagu ikkagi nagu palju öeldud, aga vähemused vist nagu õige, et neid on tõesti nagu vähe, aga nad on väga, väga häälekad, et see on igasugust konfliktide puhul, on see kaasasektor, siis LGBT, feminism. No äsja oli meil koroona, Ukraina sõda, et kõik need olid need teemad, kus tegelikult inimesed midagi mõtlesid, aga tihtilugu ei julgenudki välja öelda. Ja, et selles mõttes ma arvan, et kui Rein Veidemann läheks täna valimistele ja toimuks, et ta ilmselt koguks päris palju hääli. Ise siin, kes ta seda vajab. Ja valimise õnneks ka ei toimu kohe. Kas ajakirjanduse usaldusväärsus kaotas midagi selle Postimehe intervjuu tõttu, et mis Veidemannile saatuslikuks sai? Ei.
minu arvates see näitab endiselt, et ajakirjandus ei ole mingi PR-masin, et me saadame teile küsimused ja küpsetame seal midagi koos sellist kokku, et see on ikkagi nagu ehe, et mina ei heidaksin Postimehele kindlasti midagi ette. Ja seal võis olla mingi väike lõks, et kuidas te isa ja vanaisana arvate, et veel kord, et Rein Veidemann võib isa ja vanaisana arvata, aga ERR-i nõukogu esimene ta ei tohi. Aga kas allikaid võib see teha edaspidi ettevaatlikumaks? Kindlasti jah, seda küll. Et ma selles mõttes kutsuksin kõiki, et kes vähegi on ikkagi juhid selle sõna otseses mõttes, need ärge käituge nii nagu Rein Veidemann. Et siis me teame, mis on teie väärtused ja sisu, et jah, Eestis on viimasel ajal tõesti see trend, et väga paljud juhid on sellised, keda pannakse ametisse, kellega me viibime ühes toas, kui seal on rohkem kui 3 inimest, siis me tegelikult läheme sealt toast välja, me ei teagi, et hiljem ei mäletagi, et see inimene oli seal ja pärast tuleb välja, et see oli mingi suur juht, et see on nagu ajastu mingi omapära, ma arvan, ma vähemalt loodan, et me kasvame sellest üle, et uued juhid on ikkagi karismaatilised ja tugevad liidrid. Et meil on ajakirjanduses žanr arvamuslood, meil on arvamustoimetus ja üldjuhul need on väga loetud lood, kus keegi julgeb päriselt midagi arvata, inimestele meeldib kas samastuda või vastanduda või mida iganes, et igal juhul need alati mõjuvad. Et kas on oht, et see žanr võib nüüd hakata kuidagi kokku kuivama, et kas selle Veidemanni looga tehti mingisugune või loodi mingisugune pretsedent? Oi ei, ma ei usu. Meil ju siin tegelikult elu näitab, et meil üks parlamendierakond, rahvuskonservatiivid ja kogu vastanduvad kõigele. Isegi kui neil midagi ei meeldi, aga nad teevad lihtsa kalkulatsiooni, et neid, kellele see vastandumine meeldib, neid on rohkem kui neid, kellele see meeldib, seetõttu meil tuleb olla selle vastu, ehkki mis esimese ei ole selle vastu. Et siin on näited, ma võiks lugeda mitu tükki, kus tegelikult on inimesed petetud. Et selles mõttes selline polariseerumine on ikkagi pigem täna moes, see on kasulik. No te usutlesite Veidemanni tõepoolest sellise suhteliselt värske emotsiooni pinnalt, et kuidas ta ennast tundis? Ma saan aru, et ta ütles, et temast on loodud ühiskonnas mingisugune kuvand, millele tema tegelik sisu ei vasta. No ma ilmselt olen valemees rääkima, kuidas Rein Veidemann ennast tunneb, sest ma ju tegelikult tema sisemus päris ei näe, aga me oleme Rein Veidemanni tegelikult kolleegid olnud varasemalt ajales Postimees, et seetõttu me natuke teineteist nagu tunneme ja nüüd öelda, et Rein Veidemann sellest asjast nagu öeldakse pühin kuuelt kõik ära ja lähen otse edasi. Et teflon mees ta ei ole. Ja seal ikkagi see kindlasti teda puudutas, sest Veidemanni südame soov oli teha see nõukogu esimehe amet lõpuni läbi ja mandaat oleks läbi saanud 27 kevadel, et circa mingi 1,5 aastat, aga vähem, et see jäi nüüd ära, tuli uus esimees ja see ei ole küll nagu Reinu nagu väide, aga mul tunne, et Rein tunnetab seda, et uus esimees ikkagi vaatas, kummal on paremad õunad ja võttis need, mis tundusid paremad, et mõned nõukogu liikmed ka ütlesid, et see oli ilmselgelt kambakas, planeeritud kambakas. Jah, aga kui et kas seda põhjust oodati ja nii kui see kerkis, see võimaluste aken tekkis, et siis seda momenti kasutati ära? On ütlus, et võimu mitte ei anta, vaid võim võetakse. Antud juhul võeti siis võim ära, et Eetist tuleb uue esimele anda nüüd aega nõukogu esimehele, sest tegelikult rünnakud ERR-i vastu on olnud ikkagi pidevad ja ka poliitilised. Nüüd arvata, et uus esimees Sulev Valdner on väga jõuline ERR-i positsioonide kaitsja ja väga veenev, siis ma pigem manustaksin nõukogu lihtliikmete karismale. Oli ühiskonna valulik reaktsioon Veidemanni sõnadele sinu jaoks ootamatu või juhiti kogu protsessi otse kui käsikirja järgi? Ei olnud, ehiteks kõik sellised teemad tegelikult on väga tundelised ja samavõrd kui siis kuidas me ütleme siis, kui siis samasoolistest elukaaslastest paarid tundsid ennast mingil mõttes solvatuna.
ma kujutan ette päris palju tavalisi Eesti isasid, emasid, samamoodi mis mõttes, et selles mõttes oli, kui sellisel teemal läheb debatiks, see on nagu nii tänuväärne muld ja nii viljakas, et see nii-öelda nagu vihkamise seeme kasvab väga kiiresti, et selles mõttes on hästi oluline tegelikult öelda, et see ei ole nüüd nagu päris elu eksistentsiaalne probleem, et aga mis see teine äärmus siis on või mis see teine või mis see alternatiiv sellele siis on, et kui me ei saa nendel teemadel debatti pidada, kas me paneme pea liiva alla ja jätame mulje, et neid valupunkte meie ühiskonnas tegelikult ei eksisteeri, seda polariseerumist ei ole? Alates on ju tegelikult võimalik teha toimetuslikke valikuid juba nii-öelda juba siis nagu ajakirjandusliku sisu tootmise käigus, et millal me kutsume kedagi, mis asjaoludel ka, et seal me ju kõik teame, et ajakirjandus teeb samamoodi vigu, et mina ütlen, et ERR tegi siin vea, aga ka mina oleks teinud teistsuguse valiku tol päeval. Tsiteerides majandusekspert Raivo Varet, tema lemmiklause on alati öelda, et ei saa lasta head kriisi raisku minna. Ma küsin ka, mis võiks olla õppetund sellest loost? Õppetund on, ma arvan, päris nagu jõulun ikkagi see, et tõepoolest me edaspidi ei kuule seda, et ERR-i nõukogus tasemel räägitakse, et mis võiks olla mingid sisulised valikud toimetuse töös. Olgu need nii halvad või head, see on juhatuse pädevus ja nõukogu hoidku oma suu kinni, et sel teemal. Et nõukogu asi on ikkagi seda ettevõtet laiemalt juhtida, mitte nagu sisust rääkida. Kui see ei sobi, siis on alati võimalik juhatust vahetada, kes siis tegeleb ERR-i personaliga. Aga et see on nagu see koht, et ma arvan, me järgmise 10 aastaks kindlasti ei näe seda, et keegi tuleb ütlema, et kas nii või naa. Ma tuletan meelde, kui Rein Veidemann 2017 nõukogu esimeheks sai, siis ta alustas oma ametit ka sellega, et talle meeldib, kuidas Aktuaalse Kaamera uudisteankrud KGB stiilis inimesi usutlevad. Et kuna see oli Reinu mesinädalat selles ametis, siis muidugi teda maha ei võetud, aga see torm oli ERR-is väga suur. Aga kui me räägime ühiskonna mõttes, mis ühiskond siit õppida võiks? Ühiskond võiks võtta ikkagi selle, et ei ole mõtet omavahel kakelda. Et siin on mõtet polariseerida, et tegelikult on et eriarvamusi me ära ei silu, inimesed ongi erinevad. Ja seal on, lõpuks on seal vahel on kuskil lapsed, kellele, et kui me hakkame seal nagu millegi peale kaklema, siis tegelikult nagu neid lapsi võidakse hiljem kuidagi silistada, et seetõttu on iga selline, nagu öeldakse, et küll jah, üks hea kriis, aga laste pealt tekkinud kriisi pigem nagu ei tohiks nagu liiga üle menetleda, et eluga tuleb edasi minna ja ega siin nüüd nagu öeldakse ju midagi väga dramaatilist ka juhtunud, lihtsalt Rein Veidemannist sai nõukogu esimehe asemel nõukogu tavaliige ja edaspidi on selge, et võib-olla nõukogu ei räägi toimetusvalikut üle. Risto, ma tänan sind selle intervjuu eest. Nüüd liigume meie aga pildiga Tallinna tänavatele, kus uurisime rahvalt, kas Eestis eksisteerib nende hinnangul arvamusvabadus või on siiski teemasid, mille osas inimesed peavad targemaks vaikida, sest tagajärjed võivad olla ettearvamatud. Kas teie hinnangul valitseb Eestis arvamusvabadus või on ikkagi teemasid, millel te pigem enda arvamust ei tahaks avaldada, kartes seda, kuidas ühiskond reageerib? No pigem ikka on arvamusvabadus, ma arvan. Ja arvan küll, et valitseb. Eriti mitte. Enamjaolt vist valitseb, aga vaadates siin seda ERR-i kaasust, siis vist iga kord ei kehti. Et ise ei tunne sellist survestatust mingitel teemadel, et kui välja ütlete, et siis saate hukkamõistu ohvriks? Ei, senimaani küll ei ole seni olnud. Ei, ma ei karda millegi üle arvamust avaldada, mille üle olen otsustanud, et tahan arvamust avaldada. Nii et vaikimise sundi pole kunagi tundnud? Ei ole. Ega ei julgeks väga ikkagi välja öelda. Igaks juhuks hoian suu kinni. Et on teemasid, millest pigem ei räägi, sellepärast, et kardate ühiskonna hukkamõistu? Kindlasti. Kuidas seda nüüd sisse öelda? See on pigem niimoodi, et sa pead arvamust avaldama nii, nagu sul on ette kirjutatud.
et kui sa päriselt oma arvamust avaldad, mis kellelegi ei meeldi, siis see ei ole okei. Nii et ühiskonna hukkamõistu on teatud teemadel tunda? Minu arust on küll, jah. Mina ütlen, et poliitikuga mina eriti ei taha üldse puutuda. Et poliitikast rääkides kiputakse viltu vaatama, kui enda seisukohti avaldad? Ja siis ei tule tulemust mitte kui midagi. Siis jääb nii nagu endiselt. Aga kas te ise tunnete ennast vabalt igal teemal arvamust avaldades või tunnete siiski, et on mingisugused teemad, kui te parem olete vaid sellepärast, et kardate ühiskonna ja sõprade hukkamõistu? Ei tea, pigem ikkagi julgeks arvamust avaldada selles plaanis, et ei liigu sellistes seltskondades, kus kuidagi seda võetakse väga negatiivselt või midagi. Ei, ma arvan, et ikkagi pigem julgen. Et siin elab 1 300 000 inimest aga see ühiskond ikkagi on killustunud. Keskpõrandale kokku ei jõuta? Ma ei usu. Ega meil nüüd nii kehvasti ka ei ole, Sõna on vaba, nagu siin dressipluusid on seljas olnud või kampsunid. Aga mõningaid kitsaskohti on alati, et paremaks saab ikka, aga üldjoontes on hästi, ma arvan. Head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujuneski, aitäh, et vaatasite. Tuletan veel meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalis ning Spotify's. Meie kohtume teiega ka taas juba järgmisel reedel ikka Õhtulehes.